Tere tulemast kõigile, seekord oleme jõudnud V126 kõrvale. Minu jaoks üks kõige ilusamaid sedaane, mis on eales tehtud. See on tõesti kaunis, selle välimus on ideaalne. V126 toodeti 1979 kuni 1991. See oli maailmas üks esimese autosi, millel oli airbag. See antud isend on 1981, elektriaknad on olemas, mõned väiksed lisad veel, kuigi airbagi sellel pildil kahjuks ei ole. Elektriistmed näiteks. Aga nagu tavaks on saanud, siis me räägime rohkem autodisainist. Et vaatame siin neid jooni, kuidas tunduvad. Tundub mahe, ei ole enam seda vanakooli 111 või näiteks 210 disaini muutused. Siin on paun ja tõmbab alla ära. Ilus sirge joon ja hoopis siit läheb ülesse. Mersu märk ehk sihik alati enda kohal ja alati olemas. Siin muidugi ei ole kahjuks või õnneks originaaltuledega tegemist. Siin on Ameerika variant, plastikosa, klaasosa eraldi, siin on udutuled sees ja sellel antud isendil on pandud udukateks üldse kollased. Siuke eriti fancy üritab olla. Ma ei oska öelda, kas kollane, sinine või roheline, mis värv oleks lahe või lihtsalt valge udutulede puhul. Nii ja naa. Aga korralik, kollane suund. See on kaunis. 124. on väga paljudel juba ka valged suunad, ise siiski pooldan kollaseid suundi vanade Mersude juures. See on minu isiklik arvamus. Jällegist on näha traditsiooniline struktuur stange peal, jookseb ilus kroomliist, päris lai, väga mõistlik lahendus jällegist ja muidugi ka esivõre sees peavad olema kroomid. Ilma kroomita ei saa ja Mersu teadis sellel ajastul, et kroom on märkimisväärselt olulise tähtsusega. Ma arvan, siit teist ei olegi rohkem midagi eriti rääkida ja siin paneme ka otsad kokku, lähme vaatame edasi. Nii, nüüd oleme jõudnud küljejoone peale, nagu me näeme, on siin erinevad struktuurilised jooned. Tummine plekk, tunned kohe, et masin ei ole mingist nõrgast Jaapani plekist või korralikust saksa rauast, see on märkimisväärselt positiivne. Mõnus kooppäär, saad aru kohe, et plekk on tugev, jookseb ilusti üle ääre. Ei jää siin sama sees kohe pidama, vaid läheb tungivalt sisse poole. Mersu väljad, väike rant. Siit edasi me näeme mõnusad peeglid, mõlemad sama suured. 124 kahjuks tegi juba midagi sellist, et kõrvalpeegel on nagu väike ruut vasakul pool olev. Väga mõistlik. Nii, nagu me näeme, must ja kroom sobib väga hästi omavahel kokku. Ilusti kroomjooned, must toonklaas jookseb. Koobas on suur, 126, märkimisväärselt suur peaks mainima. See siin all on 215, 55, 16, väga väike velg. Siia saaks kõvasti suurema panna, korraliku randi. Nii, oleme jõudnud siis selle S-klassi tagumisse otsa ja nagu me näeme, traditsiooniline tuledejoon jätkub. See tähendab korralik struktuur, välja ulatuv kohe paar sentimeetrit jookseb, see on nende disain ja see sobib väga hästi Mersudele. Pikk tuli, üsna pikk, muidugi 116 on veel pikem, mis on veel lahedam, ütleme nii, no isiklikult meeldib veel rohkem. Siin on masinal originaalkõrgus, hindan seda, saad vähemalt sõita igal pool, kus vaja. Ei ole vaja tõmmata iga pilli madalaks, kuigi ütleme nii, et 126 näeb madalana väga hea välja. Andke aga minna. Nii oleme jõudnud siis selle S-klassi rooli. Sa tunned kohe seda mugavust, korralikke pehmeid istmeid, tähele pannud seda, et just nendel vanadel masinatel on eriti pehmed istmed siuksed. Laiad, sind ei õõru need padjakesed väga paljudel uuema kooli pillidel, sportistmed, need padjad on ümber sinu, sa oled täiega istmes tunneta, et siin on sul kohe ruumi liigelda, olla mingites erinevates asendites, nautida maanteesõitu nii-öelda. Ei ole mingi sportpill, vaid on rahulik, kulgemise masin, millel muidugi võib ka olla vahel B8 mootor. Miks mitte? Sellele antud isendil muidugi on hoopis midagi muud. Siin me näeme, kui me sisse istume korralikult suurt rooli, Mersudele kohane, eriti vanadele Mersudele. See rool pidi olema tummine. Siin pidi ikkagi kuradi ma tunnetad, et hoiab midagi käes. Ikka korraliku rooli, ikka korralikus suuruses. Kuigi siin ei oleks vajadus, sellepärast et diiselmootorite puhul saan olla kindel selles, et roolivõimu pump
on märkimisväärselt hea, teeb enda tööd uskumatult hästi, rool on väga kerge. Ka vanadel masinatel, 80-ndate ja 70-ndate masinatel, mida ma olen omanud, tean, et rool on väga kerge. Siit edasi vaatame, et kellaplokk ei ole kuidagi sarnane meie Euroopa standarditele. See tähendab seda, et siin on Ameerika plokk sisse pandud. Jälle konkreetsed vajalikud asjad, ei ole mingid lisajubinaid vaja, meil on vaja teada, kui palju on kütust, temperatuur, õlirõhk ja muidugi ka tahomeeter kuni 6000 pööret ja ka kell. Mida muud meil on veel vaja? Näeme, et polster on ilusti välja ulatunud ja saab panna käe peale, ruumi on, hoiad, mugav. Või paned siia alla, on ka olemas. Puudekoor jookseb kuhugile maale. Ju siis mõeldi, et nii on tore, et ei pii lõpuni välja, jätame siiamaani ja kroom ja ilusti puitdekoor jookseb armatuuri pealt eest. Sellel antud isendil on muidugi erinevad toonid jällegist, nagu me näeme, vähemalt on must, on pealt armatuur, siis me näeme mingisugust puidulahendust, okei, väga põnev ja siis tuleb bees. Ja no muidugi on ka sellel autol 4. värvivalik ja see on sinine. Need tuleb kõik beesi vastu välja vahetada, kui oleks ainult kuskilt saada. Lisade poolest siin ei ole mitte midagi erilist. Elektriaknad, katuseluuk, 2-tsooniline nii-öelda kliima, kõrvalistujal on näiteks külm, paneb endale sooja juurde või vastupidi. Ja muidugi andes mugavust juurde käepide. Jällegi sarnane 81. aastal suur käigukangi nupp, kus saad timmida nii suundasi kui ka kojamehi. Üks suur, pole vaja see paremal enam mitte midagi, vabadus. Vasakul üks suur ja korras. Tulede lülitit, nagu ikka, ja kõrval veel ühte reostaati. See reostaat reguleerib nüüd spidomeetri valgust. Jällegi saad enda äranägemise järgi selle paika sättida. Vaatame siis, milline näeb välja Bardatšok. Kui suur see on sellel masinal? Ütleme nii, et see väga suur ei ole. Aga siia mahub ka midagi, väiksed topsi hoidikud. Ja saad panna siuke nipet-näpet sisse, CD-plaadid näiteks. Või kassetid, siuke vanagu. Nagu me teame vanadel Mersudel, et kapotti avaneda, tuleb siit väike lisa välja, tõmbad korras. Sellel enam mitte, see on ennem mitte. Siin on kõrval konksud. Opa, avad konksud ja kapott avaneb. Ei ole vaja vedru amordi lahendusi, süsteem on ehitatud nii, et ta püsiks. Me näeme vanakooli 3 diislit vahel, mis kahjuks muidugi on siia pandud ise, sest et Euroopa turule ei tehtud S-klassi diislit, ainult bensomootoritega, aga USA turule tehti 3 turbo diislit, mis on väga kõvad asjad. Aga siin on pandud vanakooli 3 diisel vahele, korralik ridapump, asi toimib, töötab, lollikindel, vastupidav. Ruumi on kõvasti, kui midagi juhtub, midagi on vaja teha, jällegist ei pea plastikuid eest ära võtma, lihtsalt teed ja ongi korras. Selline see 126 siis on, isiklikult hindan üheks kõige ilusamaks S-klassiks üldse, mis eales tehtud on. Muidugi 116 on ka väga kaunis ja 111. Aga järgmine, milleks on 140 ehk rahvakeeli öeldes lehm, minu isiklikul arvamusel enam ei ole nii kaunis. Ta esiots on veel normaalne, tagaots on ära rikutud selle pika helkur ribaga, tagapagasnik on liiga lühike, kõrvalt vaadates disainijoon jookseb selliseks, et kapott on ülipikk, sedaani keskmine osa on normaalne ja siis see pagasniku osa jääb liiga lühikeseks. See peaks olema veel pikem, oleks asi mõnusalt proportsioonis nagu 126. Aga see on jällegi minu isiklik arvamus, ma rohkem ei oska öelda, ütlen seda, et see töö on hästi tehtud, 126 on ka tänu sellele hinnatud, muidugi ka lehm on hinnatud tegelikult
nii see on. Ma arvan, Mersu kvaliteet, disain on lihtsalt oma ajast väga palju ees ja siiamaani need masinad sõidavad miljoneid. Nii et kellel soovi, jõudu, jaksu, kindlasti soovitan 126 endale soetada. Seniks teile edu ja ma jällegist tänan teid kõiki, kes on suutnud seda videot lõpuni vaadata. Ei midagi erilist praegu, lihtsalt tavaline väike vaatlus ja nii see edasi läheb. Seniks olge tugevad ja tegijad.